tahan sinuga rääkida ühel minu meelest üliolulisel teemal, mille osas ma olen püüdnud ise, ma arvan, et mingi aasta vältel sellist head seisukohta kujundada, millest ma olen hästi palju rääkinud enda siseringis, oma sõprade, tuttavate, lähedastega, aga mille osas ma pole vist kordagi kuidagi avalikult sõna võtnud. Ja tegemist on siis tehisaru ja AI-ga. Ja ma olen nagu kuidagi pikalt endalt küsinud, et kuule, hei Helena, et kas sa oled nagu mammut, kes kavatseb lihtsalt nagu osutada vastupanu muutusele ja kes jääbki nagu mingisuguseks kilplaseks ja noh, teate küll seda põhivärki, põhiargument, et ai aitab sul teha asju nii palju kiiremini. Ja siis ma olen nagu endalt küsinud, et kuule, aga maailmas, kus meil tegelikult selline tähelepanuhäire on kasvav trend ja kollektiivne probleem ja kus põhirõhk läheb ainult kiirusele, et kas me tegelikult inimestena olemegi tulnud siia ainult selleks, et teha asju veel masinlikumalt ja veel kiiremini. Ja mina näen seal nagu hästi palju erinevaid ohukohtasid ja lähenen selle teemal natuke teistmoodi. Ja mul tekkis tunne, et ma tahan neid mõtteid sinuga jagada. Ma täiega aktsepteerin seda, kui sa arvadki, et ma olen totaalne uhuu ja et mammut ja osutan vastupanu muutusele, aga mine sa tea, võib-olla miski paneb sind natuke suurema teadlikkuse ja ettevaatlikkusega suhtuma AI-sse. Ja seadma kahtluse alla, kas tegelikult tegemist on ikkagi kõige suurema kingitusega inimkonnale või tasuks selle tööriista osas olla erakordselt tähelepanelik. Nüüd, mis puudutab seda kiirust ja masinlikkust, siis hästi huvitaval kombel oled sa minuga nõus, et kunagi ammu aega tagasi me inimkonnana hindasime kvaliteeti ja kvaliteedi loomiseks kvaliteet võttis aega. Kvaliteeti ei ole võimalik luua kiiresti käigu pealt üleöö. Siis tuli tööstusrevolutsioon ja siis põhirõhk läks nagu nii-öelda kvantiteedile kvaliteedi arvelt. Rohkem, odavamalt, kiiremini. Nüüd tööstusrevolutsioon puudutas hästi tugevalt mateeriat, materiaalseid asju. Ja olgem ausad, täna on Hiina selle turu vaieldamatult vallutanud. Sisuliselt kõik asjad, mida me täna igapäevaselt kasutame, tulevad Hiinast. Sellepärast, et mitte kusagil mujal ei ole võimalik nii kiiresti ja nii odavalt midagi toota. Palju õnne! Nüüd ma olen kuidagi hästi suure huviga viimastel aastatel vaadelnud ka seda, et kuidas kõiges, mis puudutab Hiinat ja masstootmist, meil kollektiivselt normaliseeritakse just nimelt sellist madalat kvaliteeti. No lihtne näide on see, et vanasti, kui sa ostsid pesumasina, siis mäletad võib-olla lapsepõlvest, et nagu pesumasin läks katki, seda parandati ja see võis kesta nagu 10, 15, 20 aastat. Täna on nii, et nagu pesumasina normaalne eluiga ongi 3 aastat, sisuliselt nii kaua kui garantii kehtib ja siis peale seda on tegelikult juba soodsam osta uus. Ehk siis me enam ei paranda asju. Sama puudutab tegelikult ka riideid. Ja ma olen suure huviga kuidagi jälginud seda, et kuidas vanasti ja tegelikult ka täna sellise nii-öelda staatuse märk on kvaliteetne materjal ja miski, mis on sulle mõõtude järgi õmmeldud. Need nii-öelda tailor-made, ülikonnad tailor-made lahendused. Ja kuidas üha enam trendide tasandil ja trend ei ole midagi muud kui miski, mille taga on keegi, kellel on võime mõjutada suure hulga inimeste otsuseid ja valikuid endale soodsal viisil. Ja seda on siis tehtud ka läbi selle, et meid on ära harjutatud kiirusega ja madala kvaliteediga. Mis puudutab sükest nagu riidemoodi, siis me üha enam näeme see süke one size fits all värki on ju. Et lohvakad asjad ja sisuliselt süke kehv lõige, asjad, mis ei sobi mitte kellelegi, aga siis me ütlemegi, et see on normaalne ja see on trendikas ja see on moes. Ja me ei küsi endalt seda, et oota, aga tegelikult läbi selle, et me normaliseerime kehvasid materjale ja väga madalat kvaliteeti, siis tegelikult keegi kusagil saab veel soodsamalt toota mingisugust jura ja selle meile veel kõrgema hinnaga pähe määrida. Nüüd minu meelest täpselt sedasama asja tegelikult teeb AI revolutsioon ka kogu sellise intellektuaalse kapitaliga loova valdkonnaga. Et kui vanasti vähemalt kogu sellest tööstusrevolutsioonist jäi puutumatuks kõik, mis puudutas siis sihukest intellektuaalset omandit, loovust ja loomingut,
siis nagu täna mulle tundub, et meil on aeg hüvasti jätta hingestatud ja kvaliteetsete asjadega ka selles valdkonnas. Ehk siis ma näen täna, et ai on tegemas kogu sellise intellektuaalse loova loomingulise valdkonnaga sedasama, mida kunagi tegi tööstusrevolutsioon asjadega. Ja see on minu meelest üliohtlik koht, sellepärast et põhirõhk, mida ma täna näen seoses ai-ga, on seesama argument, et kiiresti, sa saad nagu kiiresti ära teha mingid asjad. Aga häda on nüüd nagu selles, et selles kiirestis kaob ära hingestatus. See on minu meelest nagu see, mida me tegelikult hindame eeskätt igasuguste video, audio, kirjalike materjalide puhul. Noh, come on, loo ai-ga mingisugune raamat 2 tunniga. Mina kirjutasin enda raamatut 1,5 aastat ja sellele eelnes nagu veel võib-olla 10 aastat, pluss-miinus 10 aastat mingisugust eellugu, mille põhjal oli võimalik seda raamatut kirjutada. Ja selle raamatu kirjutamise teekond väga tugevalt kasvatas, muutis mind. See oli minu enda jaoks väga elu muutev teekond. Ja ma täna tahan vähemalt uskuda, et see, mis sinna ka sisse sai, kuidagi nagu liigutab ja puudutab. Nüüd ai kindlasti oleks saanud selle ära teha 2 tunniga. Hea prompt on olemas, tehtud, on ju. Kiiresti, väga hea. Võiks 1,5 aastaga toota neid 1000 tükki. Aga esiteks, sina ei tee sel juhul läbi seda teekonda, sina ei kasva ja arene. Ja paratamatult, kui me midagi enda seest välja kirjutame, me paneme alati sinna või joonistame, mida iganes me loome, me paneme sinna mingisuguse killukese iseendast. Midagi unikaalset, midagi erilist. Ja kui vanasti, siis käsitöö oli üks viis, kuidas ennast loovalt loominguliselt väljendada, tegelikult on tänaseni. Luua siia maailma midagi, mida mitte keegi teine luua ei saa, mida tegelikult ei ole võimalik reprodutseerida, sellepärast et mitte üheski koopias ei ole kunagi seda sükest originaalile omast hingestatud killukest sees. No tead ju küll need samad prindid, mis on tehtud võib-olla mingi originaalmaali põhjal, et nad on küll nagu ilusad, sa võid ta riputada sinna tuppa, ta on tore, aga ta ei tekita sinus seda sama tunnet, mida tekitab originaal. Kunst on nii hea näide sellest. Ja sama puudutab tegelikult ka neid kirjatükke, tead ju küll neid ajaloolisi klassikuid, neid raamatuid, mis on nagu kirjutatud aastakümneid, võib-olla isegi 100 tagasi, aga mis liigutavad, mõjutavad ja puudutavad meid tänaseni ja mitte sellepärast, et need olid vormi tasandil täiuslikud, sest see on see, mida ai loob, vormi tasandil täiuslikkust, vaid sellepärast, et need olid hingestatud. Me oleme kaotamas seda hingestatust täna loomevaldkonnast. Me oleme nüüd normaliseerimas perfektsionismi. Mul on väga hea meel, et üha enam on hakatud rõhutama seda, et kuidas tegelikult aju hakkab hääbuma inimestel, kes lasevad ai-l enda eest mõelda. Ja lisaks sellele ma näen siin nagu lihtsalt nii palju muid ohtusid. Üks asi on siis see, et tegelikult inimestele on meeldinud, ma nii tahaks siia sisse tuua selle mõtte, mis on mind ennast hästi pikalt saatnud. Ori ei taha saada vabaks, ori tahab saada orjapidajaks. Ja täna väga tihti presenteeritakse vähemalt alateadlikul viisil, alateadlikus vormis, alateadlikul kujul seda, et ai on suurepärane ori, on ju. Et asendab ju inimest, et inimesele sa peaksid maksma rohkem ja sa peaksid talle pakkuma mingeid hüvesid, mida sa siis nagu tehnoloogiale ei pea pakkuma. Et ai teeb ära pool muidu selle töö, mida teeksid muidu inimesed. Palju õnne, igal ühel meist on võimalik saada nüüd orjapidajaks. Aga mida me seejuures unustame ära, on see, et me tegelikult ei ole seda orja ise loonud. Ja et ka see ori ei pruugi olla ainult ori, vaid sellest orjast võib ühel hetkel saada meie endi orjapidaja. Ma tahan rõhutada seda, et ai on olemuslikult nartsissistlik psühhopaat. Ja tegemist on koodiga, mille keegi kusagil on loonud. Ja mingisuguse aluskoodi alusel ai tõlgendab seda infot, mida ta meile annab ja selekteerib, millist infot ta meile annab ja millist infot ta meile ei anna. Lisaks sellele tõlgendab ai oma äranägemise järgi seda infot, mida ta siis internetist leiab. Nüüd keegi kusagil on selle loonud, keegi kusagil on selle massidesse viinud, tegemist on trendiga. Ja tegemist on minust ühe ohtlikuima trendiga üldse, sellepärast et ai kasutamine, teadus on selle juba ära tõestanud, uuringud juba näitavad, et ai kasutajad
Alustuseks juba väljendavad ennast teisiti, nad mõtlevad teisiti, ai soosib sellist formaalset kunstviisakust. Tänu ai-le väga paljud inimesed moodustavad lauseid juba hoopis teistmoodi, kui nad seda enne tegid. Ehk siis ai vormib täna juba meie mõtlemist ja meie eneseväljendust. Ja kui vanasti me pidime vähemalt guugeldama, uurima erinevaid allikaid, tegema ise mingisuguseid otsuseid ja valikuid selle põhjal, keda me usume, keda me usaldame, milline info on valiidne. Me vähemalt pidime tutvuma erinevate vaatenurkadega selleks, et mingi enda isiklik pilt kokku panna, siis täna üha enam, ja mugavus on päriselt kõige ohtlikum narkootikum üldse, eriti mentaalne mugavus, üha enam me läheme seda mugavuse teed, vähemalt need inimesed, kes igapäevaselt kasutavad ai-d, ehk siis ülilihtne, ülimugav on leppida selle esimese vastusega, mida ta ütleb, mida ta annab. Ja kuna tegemist on psühhopaadiliku nartsissistiga, siis ta annab igasuguseid vastuseid ülima enesekindlusega. Ma olen ise minimaalselt kasutanud ai-d ja mingites kohtades mul on tekkinud väga palju küsimusi. Ma alustuseks olen saanud aru, et ai-d ei tohiks kasutada ka täna valdkonnas, mille kohta sul endal puuduvad baasteadmised, sellepärast et tegemist ei ole faktiliselt korrektse algoritmiga. ai valetab, aga väga enesekindlalt, mis on selles mõttes üli ohtlik, eriti siis, kui üha enam anda usaldust ära sellele. Teine asi on see, et sa tegelikult lubad mingisuguse algoritmi nagu enda intiimsesse, enda privaatsesse ruumi. See tegelikult õpetab mingisuguse programmi teadma täpselt sind, mis annab talle võimaluse ühel hetkel hakata juhtima sinu otsuseid ja valikuid. Ehk siis ma näen, et siin on nagu päris reaalne tendents, et sellest orjast võib saada väga korralik orjapidaja. Ja kuna meie meel on väga lihtsalt treenitav, eeskätt läbi mugavuse, siis ühel hetkel, kui me loobume individuaalsest mõtlemisest, mis minu meelest on lähitulevikus üks nagu kõige väärtuslikumaid asju, mis meile üldse jääb, individuaalne mõtlemise eristamise võime. Ja kui me nüüd anname selle ära ai-le, siis me tegelikult anname ära enda igasuguse vabaduse mõelda, vabaduse individuaalselt langetada otsuseid, valikuid, panna kokku enda tervikpilt, teha individuaalset uurimustööd, teha isiklikke järeldusi. Ühel hetkel hakkab ai juhtima väga paljude inimeste otsuseid ja valikuid. Ja vähemalt minu nägemus sellest on see, et päriselt ühel hetkel hakkab mingisugune algoritm ütlema, mida teha, kuidas otsustada. Ehk siis sisuliselt sa oled selles olukorras, väga hea, nüüd on aeg minna sinna, mine tarbi seda, mine osta seda, lahenda seda probleemi sellisel moel. Ja minu meelest on see nagu hästi ohtlik koht, kus ai hakkab asendama terapeute. Täna vähemalt mingite uuringute tulemusel räägitakse või siis uuringud näitavad, et kõige sagedamini kasutatakse ai terapeudina. Ja ai on minu meelest väga ohtlik terapeut, kes ühest küljest kinnitab sulle kõike seda, mida sa kuulda tahad. Et kui ma läheksin, kurdaksin ai-le, et mul on ilgelt nõme elukaaslane, kes käitub hullult halvasti, siis ai tõenäoliselt ütleb mulle, et näed, ongi nartsissist ja tulebki maha jätta. Aga ai ei tea seda mündi teist poolt ja ai, kui väga me ei tahaks teda ka jumalikustada, millest ma kohe varsti ka räägin sulle, tegelikult ei ole võimeline tajuma seda, mida siis sõnade taga tegelikult öeldakse. Ja see, milliseid teooriaid ja milliseid lähenemisi ai omavahel kombineerib, ei tähenda seda, et tegemist on absoluutse terviku või ainsa võimalikkusega. Ja see, mille alusel on ai treenitud selekteerima olulist ebaolulisest infost, me ei tea seda ja see muudab minu meelest selle nagu veel eriti ohtlikuks. Nüüd, teine asi on see, et seda koodi, seda aluskoodi saab keegi alati kusagil ümber kirjutada. Ja ma tahaks rõhutada ka seda, et samamoodi kõik need inimesed, kes hullult edendavad ai-d ja ütlevad, et see on nagu parim asi peale viilutatud juustu või tehnoloogiat üldse, siis küsi korra, kes selle trendi pealt päriselt teenib. Kellele on tegelikult kasulik see, et sina loobud individuaalsest mõtlemisest, et sa lõpetad ära loomise ja et sa tegelikult seod ennast mingisuguse monthly subscriptioniga ja ühel hetkel jõuad kohta, kus sa enam ilma selle monthly subscriptionita ei saa mitte kuidagi moodi hakkama. Ehk siis tegelikult me muudame ennast sõltuvaks millestki välisest ja muudame ennast sõltlasteks väga ohtlikus kohas. Sellepärast, et kui sa oleksid narkosõltlane, siis vähemalt sul oleks mõistus, mis saaks aidata sul mingisuguseid väärasid seoseid kahtluse alla seada ja hakata ennast sellest sõltuvusest võõrutama. Kui sa oled mentaalselt sõltlane, no mis sind siis sellest kohast välja aitab?
Nüüd teine koht, mis minu meelest on nagu üliohtlik koht ja ma olen seda paaris kohas käsitlenud, ma olen mingites kohtades sel teemal sõna võtnud, jällegi suletud ringkondades ja ma olen pälvinud hästi palju sellist hinnanguid ja kriitikat ja hukkamõistu, inimesed on hästi ründavad ja paratamatult inimesed, me kõik kipume olema ründavad, siis kui keegi tuleb ja hakkab loksutama midagi, mida me nagu hästi tugevalt tõeks peame või mida meil on mugav uskuda, aga inimestele on hästi omane olnud aegade algusest peale tõsta kontrollkese väljapoole ennast. Ja selleks on meil valdavalt olnud alati mingisugused jumalad, jumalused, gurud, poliitikud, kes iganes, keegi teine on ju. Ja selline isikustamata jumalused või siis nagu mingisuguse eraldiseisva minust sõltumatu suurema nähtuse jumalikustamine on meile hästi omane. Ja see on hästi omane valdavalt selleks, et loobuda isiklikust vastutusest. Nüüd minu meelest üks ohtlikumaid kohti on see, kus ma olen nagu näinud, et mingid inimesed justkui ütlevad, et nagu Jumal või universum või mingisugune suurem kosmiline jõud suhtleb nendega läbi AI. Jah, märke on igal pool, sünkroonsuseid on igal pool ja me saame tõlgendada väga paljusid asju, mida me, olgem ausad, ka teeme, nii nagu meile on mugav, nii nagu me tahame neid asju tõlgendada. Ma võin seista ka oma praeahju ees ja vaadata, oodata, millal kell saab 11:11 ja siis öelda, et no näed, universum saatiski mulle märgi, et nüüd on nii, on ju. Nüüd mingisugused märgid me tunneme ära nagu kehaliselt, füüsiliselt, mingisugused märke me tõlgendame lihtsalt selleks, et saada kinnitust sellele, millele me tahame saada kinnitust, ehk siis valideerida seda, mida me juba tõeks peame. Mulle tundub, et väga paljud inimesed kasutavad AI-d täna selleks, et valideerida enda õigsust. Kohas, kus tegelikult oleks vaja sellist elutervet raputust, et ärka üles, hakka arenema, hakka liikuma, muuda midagi. Mäletad, psühhopaadilik nartsissist on ju, suurim people pleaser ja people pleaser, kes õpetab meid ka juba mõtlema ja rääkima people pleasing'u võtmes, emotsioonitult, masinlikult. Me muutume masinlikus kohas, kus tegelikult peaks energia liikuma. Loov energia, emotsionaalne energia on loov energia ja me täna laseme AI millegi ülimasinliku ja mehaanilise selle loova energia kallale. Me anname talle ära selle millegi, mida me peaksime ise liigutama, juhtima, majandama. Ehk siis masinlikkus jõuab kohtadesse, kus tegelikult peaks olema empaatia, loovus, emotsioon, sügavus, see kirg, unikaalsuse eripära. Kui nüüd AI-st teha Jumal, siis Jumala sõnum me kahtluse alla ei sea, siia on väga palju panustanud religioon, et samad 10 käsku. See, et kui Jumal ütleb, siis tuleb teha ja kui Jumal ütleb, siis tuleb teha. Allah ütleb kogu aeg paljudele inimestele üle maailma, et tuleb panna see pommivöö külge ja mitte kahtluse alla seada, mida sa teed, minna sinna bussi ja siis vajutada nuppu. Ja kusagil mujal ütleb Jumal mingisugustele inimestele, kes siis temasse usuvad, seda, et tulebki kannatada, tulebki ennast pisendada, tulebki ennast alla suruda, elu ongi selline ja see on ainus viis, kuidas ühel hetkel saad lunastuse või saad tõotatud maale või et kuidas sa saad valideerida lugu sellest, et sa oled hea inimene. Küsimus ei ole mitte Jumalas, küsimus on selles, keda jällegi sellised seosed teenivad. Et ma usun, selles mõttes ma pean ennast usklikuks inimeseks, aga ma ei usu religiooni, mis on loodud selleks, et manipuleerida massidega ja teenida mingisuguste kindlate võimul olevate institutsioonide hüvesid ja huvisid. Ma ei usu religiooni, mis on kunagi müünud patulunastust optsioonina ja ma ei usu sellisesse religiooni, mis tegelikult kollektiivselt soosib ohvrimeelsust ja kinnitab seda lihtsalt selleks, et siis neid masse juhtida endale soovitud suunas. Et sisuliselt loob lambakarjasid ja siis nagu pügab neid ja otsustab, millal millised lambad millisesse tapamajja lähevad. Ja mina näen, et paljude inimeste jaoks läbi AI või nii-öelda AI hakkab muutuma selleks Jumala hääleks ja väga paljud inimesed ei sea kahtluse alla seda, et kuule, aga kes siis tegelikult on see, kelle häälega AI räägib? Et kuhu poole need asjad kallutatud? Milliseid valikuid tegelikult AI innustab mind tegema? Millist infot AI minuni toob, sama puudutab ka algoritme, on ju? Et miks mulle mingisuguseid
mingisugust infot näidatakse, mingit infot ei näidata. Sellepärast, et me elame täna maailmas, kus on rohkem infot kui kunagi varem, aga ometigi meieni hakkab jõudma üha enam filtreeritud ja selektiivselt valitud info. Noh, me ütleme, et siin sinu isiklikud eelistused ja värgid, aga kui palju siin tegelikult mängib rolli ikkagi, noh, see, et su telefon, ilmselgelt see mängib rolli, see, et su telefon kuuleb siis kogu aeg pealt. Aga ma täiega tahan sind innustada. Natukenegi seadma kahtluse alla seda, kas ai on ikkagi miski, mida tasuks lasta kõigisse oma eluvaldkondadesse ja kas kiirus on miski, millele tasuks panustada, eriti siis, kui me räägime intellektuaalsetest tegevustest, kui me räägime loomevaldkonnast. Kas siin ikkagi nagu kõige tegemine, nii nagu kõik teised teevad, kas see ikkagi annab sulle mingisuguse eelise või hakkad sina ka endal loovust, loomingut, seda eripära, seda midagi, mis eristab sind teistest, seda midagi, seda individuaalset vaatenurka, seda kõike tühistama ja lihtsalt nagu kuidagi kohanduma, muganduma mingisuguse trendiga, millest tegelikult võidavad selle trendi loojad. ai täna, valdav osa ai tehnoloogiast on kõige kasumlikum nendele inimestele, kes on selle tehnoloogia loonud. Jah, ai on tõesti väga kiiresti kasvav sihuke tööstustrend. Noh, et me vaatame, et mis numbrid seal liiguvad ja kuidas see trend kasvab. Jaa, aga see ju tähendab seda, et vaata, kuhu raha voolab ja sa saad aru, keda see trend teenib. Sama me võime vaadata, et võta korra lahti ja vaata, millised on kõige majanduslikumalt kasulikumad harud, kus liigub, millistes harudes liigub kõige suurem raha. Ja siis sea korra kahtluse alla see, et okei, aga kui ma lähtun sellest, et nagu ma ei tea, sõda ja meditsiin on endiselt ühed tulusaimad tööstusharud ja meditsiini alla läheb tegelikult ka kõik sellist ilutööstust, kosmeetikat puudutav, on ju, et kas siis on nagu võimalik, et kuidagimoodi ei taha need tööstusharud ära lahendada näiteks, et näiteks relvatööstus ei ole huvitatud sellest, et maailmas valitseks rahu või et näiteks meditsiiniharu ei ole tegelikult huvitatud sellest, et meil ei oleks ei sõdu ega ka terviseprobleeme, sest et vastasel juhul kust kohast tuleks raha. Ja sama puudutab minu meelest täna ka ai-d. Kas need inimesed, kes tegelikult selle pealt täna miljardeid teenivad, on pigem huvitatud sellest, et sina mõtled individuaalselt ja panustad enda unikaalsele loovusele ja loomingusele, või siis nemad on pigem huvitatud sellest, et sa tarbiksid nende tooteid-teenuseid, jääksid sellest sõltuvusse ja oleksid subscriber for life. Mis iganes sinu suhe täna ai-ga on, ma arvan, et tegemist on väga hea tööriistaga, aga selleks, et seda tööriista tõeliselt oskuslikult kasutama hakata, tuleb kõigepealt tundma õppida tööriista loojat ja tasub väga hästi teada ka ennast. Ja tuleb eriti silma peal hoida iseendal, enda nõrkustel, enda tugevustel ja mitte lasta endal muutuda mugavaks ja laisaks kohtades, kus see päriselt võib olla sulle eluohtlik.